Saage tuttavaks gaasi hinna leevendaja. Ühest küljest koormab inimene kliimat, pidades üha suuremal hulgal puduloojuseid, kes õhku oma väljaheitega metaaniga rikastavad. Ja teisest küljest vaevleb see sama inimene energiakriisis ning gaasi hind teeb rekordeid. Teiseks suurimaks kliima soojendajaks CO2 kõrval on metaan. Metaan püsib atmosfääris keskmiselt 12 aastat, mis on tunduvalt väiksem aeg kui CO2 puhul, kuid selle mõju kliima soojenemisele on jällegi 10 kordades suurem. Metaani eraldub looduses regulaarselt. Selle tekitajaks on bakterid. Suurimad looduslikud metaani eraldajad on näiteks sood, kus bakterid toimetavad hapniku vabas keskkonnas. Samuti aitavad bakterid näiteks lehmade magudes seedida muru ja heina. Loom saab toitaineid, kuid kõrvalsaadusena on metaan, mis väljub loomast kõhutuulena. Metaani eraldub aktiivselt edasi ka looma väljaheites. Pealtnäha loomulik looduslik protsess, kuid kliima soojenemise koha pealt probleem. Meie planeedil on pea miljard lehma, mida inimene karjatab, lisaks teistele kodustatud loomadele. See arv on niivõrd suur, et kogu meie planeedi imetajate biomassist moodustavad 60% lehmad ja sead. Metsloomade puhul on see arv kõigest 4%, ehk 15 korda vähem kui loomade puhul, mida peab inimene. Samal ajal liha ja piima tarbimine maailmas aina suureneb, eriti arenevates riikides. See tähendab kodustatud loomade arvu tõusu veelgi. Viimane omakorda tähendab, et tõuseb ka metaani emissioonide hulk. Paradoksaalselt on metaan lisaks kliimakriisile osaline ka praeguses energiakriisis. Meile tuttav maagaas ongi metaangaas, mis on tekkinud miljonite aastate jooksul fossiilidest. Maagaasi hind hakkas aktiivselt tõusma mullu, püstitades hinnarekordeid. Põhjused on palju. Esimesena räägitakse alati pandeemia mõjudest, millest majandus taastub. Lisaks olid Euroopas eelmisest aastast niigi madalad gaasivarud, mis soosisid hinnatõusu. Euroopa Keskpanga juhatuse liige Isabel Schneibel osutas oma aastakõnes, et võitlus kliimamuutuse vastu tähendab, et fossiilkütuste kõrge hinnad jäävad püsima või isegi jätkavad tõusmist, kui tahame täita Pariisi kliimaleppe eesmärke. Climatique. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Kuid kriisid on viljakas põld uutele võimalustele. Taani heite vähendamine on hädavajalik, et saavutada Euroopa Liidu 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärke. Selleks Euroopa Komisjon esitas metaani strateegia. Dokumendis on toodud välja, et Euroopa Liidu inimtekkeline metaan pärineb 53% põllumajandusest, 26% jäätmetest ja 19% energiasektorist. Põllumajanduse ja jäätmemajanduse puhul saaks metaani heidet vähendada väga sarnaselt. Seetõttu soodustatakse nende jäätmete kogumist veelgi. Biogaasi on võimalik kasutada maagaasi välja ehitatud taristus ning lisaks on biogaas CO2 neutraalne. Keemiline element on sama. Ja nüüd, mis on erinevus? Kui sa küsid, erinevus ongi päritolus. See on Ahtoja. Ta on Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni juhatuse esimees ja ettevõtja. Ta tutvustab meile, mis asi on biogaas ja kuidas seda toodetakse. Maagaas tuleb maa seest. Ta on fossiilne. Ta on tekkinud kunagi koos kivisöega või naftaga või kus iganes gaasiga maaltest maal tekkinud. Aasta ja aasta tuhandeid miljoneid tagasi. Nüüd lihtsalt puurime augu maasse, toruga välja, eks ole, ja ta tuleb meil nii-öelda kodudesse maagaasi toru mööda. Nüüd me teeme seda siin nii-öelda kiirnedatud korras selle sama bakteritega kääritis. Me saame sama toote, sama kütteväärtuse, samade omadustega, sama hästi põleb, sama hästi kasutav. Lihtsalt see on taastub. Fossiilsete puhul põlemisel eraldub CO2 ja süsihappegaas, ta lisandub atmosfääri, sest ta võetakse maa seest. Taastuvate puhul rohi, selle CO2 seob kõigepealt atmosfääris. Okei, lehm sööb või me paneme rohu otserohelise rohu, paneme kääritisse, saame biometaani, põletame. CO2 läheb küll atmosfääri, aga ta ei lisandu. CO2 bilanss selle võrra, mis me taastuvaid kütuseid põletame, ta ei suurene. Ta eraldub põletamisel, aga ta on seotud
selle kütuse nii-öelda tekkimisele kasvamisele. Kogu biogaasi tootmine on samal põhimõttel. Luuakse kinnine ja võimalused soe keskkond, kus puudub hapnik. Keskkonda lisatakse biomassi nagu loomaheidet või toidujäätmeid, mida bakterid lagundama hakkavad. Seda protsessi nimetatakse käärimiseks, mille käigus bakterid eraldavad metaani, süsihappegaasi ja muid gaase. Kogutud gaase nimetatakse biogaasiks. See, et sellest kääritist aru saada, et ta on küll nii-öelda plekktünni sees, mis on soojustatud, aga me hoiame seal plekktünni sees sama keskkonda nagu lehmamaas. Ehk me siis imiteerime tegelikult nagu looduslikku protsessi, lehmamaas, rohu lagundamist ja meie eesmärk on siis selle lagundamise tekkivat gaasi tegelikult koguda kokku. Sealt mullid nii-öelda gaas, eks ole, koguneb välja kupli alla. Kupli alt on väike rõhk ja see rõhk ise surub selle biogaasi nii-öelda toru sisse. Puhastuspoole me jahutame, võtame vee välja, võtame viival väävel vesinikku välja aktiivse filtritega, surutakse 15 baarise rõhu alla ja nüüd on seal selline membraan teatud läbilaske võimega, eks ole, et väiksed molekulid lähevad läbi membraani ja suured molekulid lähevad otse. On nagu tavaline filter, lihtsalt on nagu hästi molekuli suurusega see filtri silm nii-öelda. Et lõpuks me saame sellest nii-öelda 60% biogaasist 97%, ehk seal on 97% metaani ja paar protsenti süsihappegaasi, siis me ütleme see biometaaniks. See on see vahe, et kääritis tekib biogaas umbes 50-60% metaani ja biometaan tekib sellest siis, kui süsihappegaas välja võtta. Ning see biometaan ongi võrdväärne toode maagaasiga. Euroopas on väga levinud põllumajandusheitme kääritid, aga metaani kogutakse ka prügimägedelt, mis kaetakse savi ja mullaga. Seejärel puuritakse sisse torud ning kogutakse biogaasi, kuid see on aeglane ning ammenduv protsess. Kui biometaan on võrdväärne maagaasiga, siis seda on võimalik panna ka olemasolevasse gaasitaristusse ning kasutada täpselt samamoodi sooja ja elektritootmises või tööstuses. Kas biogaas saaks asendada maagaasi? Et see potentsiaali on arvutada edasi-tagasi ja seal väga jämedalt võiks öelda, et umbes kui meil kogu potentsiaal, mis oleks kasutatav, on suurusjärgus sama suurusjärk nagu maastas tarbimine maagaasi. Viimastel aastatel on ta seal 400 miljoni normaalkuupmeetri juures olnud. Siis Villem Vohu tegi 2016 kaitses magistritöö Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta leidis, et 450 miljonit kuupmeetrit biometaani me võiks toota. Ehk umbes sama suurusjärgus, nagu me täna tarbime maagaasi potentsiaali mõttes. Ja sellest 450-st 3/4 oleks rohelisest biomassist, ehk umbes, ma ei tea, 300-350. Ja see roheline biomass oleks nendelt põllumaadelt, kus täna nagu aktiivselt ei ole kasutuses, niidetakse maha hektari toetuse saamiseks või on üldse kasutusest väljas, eks ole, ja seda maad oli nagu hästi palju, Eestis 100 000 hektareid. Mingil juhul see potentsiaali kasutusele võtt ei konkureeri kas siis loomasööda või inimvilja või inimtoiduks kasvatatud viljade nagu maaga. Et seda on lihtsalt selle lisaks on meil nii palju maad, kust võiks seda nii-öelda rohelist biomassi toota, et teha biometaani. Ja ongi, et siis ülejäänud 150 umbes oleks äkkidest, kus siis suurusjärgus 50 miljonit oleks just põllumajanduslikust, lägast ja sõnnikust ja sealegad ja kõik. Ja siis 100 võib-olla oleks ka muud biolagunad jäätmed, köögi, söökla, toiduainetööstusjäätmed, asjad. Ja mis on takistanud, siis ongi põllumajandusliku puhul pigem võib-olla majanduslik pool, mitte tehnoloogiline. Nagu meiegi siin näeme, tehnoloogiliselt on kõik lahendatav ja Euroopa on nagu tuhandeid, mitte sadu, vaid tuhandeid biogaasijaamasid ja ka biometaanijaamasid tänased. Et tehnoloogiliselt ei ole probleem, pigem on olnud takistuseks just see, et saavad nagu, et sul on toodangut kuhugi panna, kas sa oled toru lähedal või viima kuhugi, nagu meie viime, ja et sa saad sellest nii õiglase hinna, selle hinna, mis tasub sul investeeringu ära. Ajalooliselt on biogaasi laialdasemat kasutamist takistanud kõrgem lõpptoote hind, mis ei ole konkureerinud fossiilset päritolu maagaasiga, kuid praegune kõrge maagaasi hind on pööranud asjad pea peale. Et kui sul on maagaas nagu kõrval samaväärne toode, aga kordades odavam hinnaga turul. Keegi ei osta ju sama tootest, samaväärsest tootest ei ole nõus maksma kordades rohkem. Mõtle, täna hind on, eks ole, 80, 88, 90 ja see on sellise biometaani juba tootmishind või nagu see tootmise ja müügihinna juures, eks ole, see on vahemikus. Iga kriis on viljakas põld uutele võimalustele. Praegune energia- ja kliimakriis võivad aidata meil muuta meie tegevust kliimasõbralikumaks ja muutuda energia poolest veelgi sõltumatuks.
samal ajal luues uusi töökohti ning kasvatades majandust.